isa loolis, pooga loolis kaks palkameest. Lenin loolis isa poogaks äppu kaks palkameest. Päevast teile, kes te kõik olete täna siia kogunenud Türnpu nimelisse matki. Mina olen Merle Tank, mina ei ole nüüd küll midagi seotud selle kuuriga, küll aga elan ma Lääne-Harju vallas ja töötan Amandus Adamsoni ateljee muuseumis ja Lääne-Harju vallana siin päevajuht ja kes ühtlasi siis ka juhatab kuuri laule sisse. Me oleme siis siia täna kogunenud, et pidada maha üks tore meestelaulupäev, üks väga toreda kontserdiga ja seda kontserdi annab ei keegi muu kui Türnpu nimeline meeskoor. Nii et palume, kutsume nad siia lavale. Ma loodan, et te tunnete ennast kõik mugavalt, et siin on mõned kohad, kes kuskil veel seal seisab või kivi peal istub, et äkki leiab ka siin pingi peal endale paiga. Ja Lääne-Harju vallavalitsuse poolt siis on see kontsert hästi oluline, selline pika traditsiooni jätkamine. Et see kontserdid on siin toimunud siis Türnpu nimelises pargis 1965. aastast peale. Ja täna me siis siin üheskoos oleme tulnud kuulama kontserti, mis on pühendatud Konstantin Türnpu 154. sünniaastapäeva tähistamiseks. Ja natukene sellist sissejuhatavat osa ma annan väikse ülevaate Konstantin Türnpu elu ja loometegevusest. Et siin on kindlasti inimesi, kes on sellega väga hästi kursis, aga võib-olla on ka neid, kellele see ei ole nii väga teada ja võib-olla keegi tahab oma teadmisi natukene värskendada. Kuna ma ei ole nüüd muusikateadlane ja selle taustaga, siis andke andeks, aga ma natukene pean paberi pealt maha lugema. Konstantin Türnpu nimelt sündis siin samas Klooga mõisa Meierei peres 1865. aastal. Ja me teame teda kui väga võimekat kuurijuhti, heliloojat ja muusikaelu organisaatorit. Tema tegevus lektorina kuurijuhtide seminaridel ning kuurialased sõnavõtud ajakirjanduses aitasid kaasa kuurijuhtide meisterlikkuse kasvule. Tema elukäik ja loominguline tegevus kulges Eesti ja Balti-Saksa kultuuriruumi mõjuväljas. Türnpu õppis Saksa koolis, kus õpetus oli saksakeelne ja saksameelne, kuid oma esimesele segakoorile valis 16-aastane nooruk nimeks Salme. Ja see Salme koor tõi oma esinemistega Türnpu nimele juba tuntuse Tallinnas ja peagi töötas noor koorijuht 2 erineva kooriga. Lisaks Salmele hakkas Türnpu juhtima ka Lootuse seltsi meeskoori. Andekas noormees loomulikult mõttes õpingute peale Peterburi konservatooriumis, kuid suundumist sinna kooli takistas eelkõige kehv majanduslik olukord. Türnpu isa oli küll pojale pärandanud väikese maja, kuid selle sissetulekud olid äärmiselt napid. Ja nii tuli siis noormehel end muusikaalal iseseisvalt täiendada. Ja alles 1886. aastal õnnestus Türnpul tänu venna toetusele asuda õppima Peterburi konservatooriumisse. Ja hoolimata pingelisest õppetööst konservatooriumis leidis Türnpu siiski aega osaleda Peterburi eestlaste üritustel, külastas kontserte ja ooperiteatrit ja laulis Eesti heategeva seltsi segakooris. Seda koori juhatas Johannes Kappel ning kui Kappel haigestus ja loobus koori juhtimisest, võttis töö üle Türnpu, kes seadis kohe sihiks koori kunstilise taseme tõstmise. Türnpu lõpetas Peterburi konservatooriumi 1891. aastal ja sai vabakunstniku diplomi. Seejärel suundus ta ennast muusikaliselt täiendama Saksamaale ja seda just nimelt koorijuhtimise alal, sest seda ei olnud konservatooriumis võimalik eraldi õppida. Saksamaal sai tema õpetajaks Wilhelm Berger, kes oli Berliini muusikaühingu dirigent, tuntud saksa helilooja, pianist ja muusikaõpetaja. Saksamaalt kaasa toodud kogemuste pagas leidis Eestisse naastes kohemaid kasutust. Türnpu oli nimelt üks väheseid Peterburi konservatooriumi lõpetanud eestlasi, kes leidis töökoha kodumaal. Väärika tasuga Niguliste organisti koht
pakuti talle ilmselt tänu just tutvustele saksa ringkondades ja lisaks avanes talle võimalus saada linnakoolides muusikaõpetaja koht. Ja samal ajal asus Türnpu juhatama ka saksa niguliste segakoori. Selle kooriga töötas ta ühtekokku 33 aastat. Lisaks headele tutvustele saksa ringkondades oli Türnpule samavõrd oluline kontakt ka Eesti kultuuriseltsidega. Temale tuli laiem tuntus 1894. ja 1896. aastal toimunud 5. ja 6. üldlaulupeo juhatajana ja ühtlasi kasvas ka tema tuntus heliloojana. Türnpu lauludest oli 5. laulupeo kavas Isamaa laul, lauluke ja Koju igatsus. Lisaks sellele veel vaimulikud laulud, mille hulgast osutus rahva lemmikuks laul õhtul. Seda tuli rahva soovil korrata 3 korda. Laulupidude üldjuhina oli Türnpu väga nõudlik. Üks 1896. aasta 6. üldlaulupeo lauljatest meenutas ajalehes Oma maa. On meeles, et ma üldproovil sopranite selja taga seisin, kus neidude poolt järgmist kuulsin. Noh, nüüd juhatab Türnpu, nüüd ei ole nalja. See ei lase vale piuksugi läbi. Nüüd tuleb kõik tarkus kokku võtta, muidu on tuli takus. Uus ajastu Türnpu dirigendi ja loometöös algas 1916. aastal, mil Lootuse seltsi eestvõttel asutati uus Eesti meeskoor, Tallinna meestelaulu selts ja selle juhiks kutsuti Konstantin Türnpu. Tema töö tulemusel sai see 1920. aastatel parimaks Eesti kooriks, mille repertuaaris olid nõudlikud teosed nii Lääne-Euroopa, Skandinaavia kui ka Eesti heliloojatelt. Võib öelda, et Türnpu tegevusega koorijuhina algas uus etapp Eesti meeskoorilaulu arengus. Ja täna siin meie juures olev Türnpu meeskoor, kes on tegelikult siis Tallinna meestelaulu seltsi järglaskoor, on pidanud oma missiooniks koorijuhi sünniaastapäeva tähistamist. Ja seekord on meile siis ette valmistatud üks tore kontsert. Tänase kontserdi kavas on 10 laulu. Esimesed 6 laulu on vanema põlve heliloojatelt ja teise osa 4 laulu kaasaja heliloojatelt. Türnpu meeskoori juhatavad dirigendid Ene Kangron ja Tõnu Kangron. Ja kontsert toimub siis 2 osas. Esimese osa avalauluks on Teretus, Alo Ritsing ja Liidia Koidula. Teid ma teretan, Eestimaa pojad, kellel kulmud kuumavad töös, kellel südamed rindades soojad, selginud sihid silmade ees. Teid ma teretan, kes teie õigus lahti sõlminud valede vöös, kes et kokkudes kurja lõikus näinud sigivad kurjas töös. Igavest kaob põline põud, ilmub Isamaalt teie jõud. Tagane ära valede vaim, sirgu ja sigine tõetaim. Teid ma teretan, Eestimaa pojad, kellel kulmud kuumad töös, kellel südamed rindades soojad, selginud sihid silmade ees. Järgmisena kõlab Mu Eestimaa, Konstantin Türnpu, Peeter Grünfeld.
Eesti, mu armas kallis kodumaa, mu ilus maa, mu püha maa. Ma lähen läbi sinu eest, su priiust kaitstes tuulest veest, et vana võiks õitsta. Koidu ja hämariku kodumaa, mu sünnimaa, mu laulumaa. Kes oma maja meelega sai vabastatud verega ja seisma saab mu kaitstu kallis kodumaa, su rahvaga, su rahvaga. Kui juhib ta sind teed ja ustavaks jääb sinu meel, siis seisad sa mu laul Tervitus, Konstantin Türnpuu, Eliise Rosalia Aun. Järgnevalt kõlab Kodukeel, Hans-Georg Neegel, Seadnud Veljatormis, sõnad Aado Reinvald. Selle laulu solistid on Meelis Sink, Aadu Seedman, Gerhard Ploomipuu ja Heiki Kukk.
kui kuninglikult kõliseb mu ema kodukeel, mis väikses saunahurtsikust ma kuulsin eluteel, mis väikses saunahurtsikust ma kuulsin eluteel. Sel keelel ema kiigutas mind õhtul magama, sel keelel rääksin eluaeg ma armsa isaga, sel keelel rääksin eluaeg ma armsa isaga. Nüüd iga kord, kui kevadel mul laulab linnusuu, siis nagu eesti keelega tal kostaks iga puu, siis nagu eesti keelega tal kostaks iga puu. Kui jõuab kätte talvekuu ja suve sügised, siis nagu eesti keelega mind hüüakse ei teke, siis nagu eesti keelega mind hüüakse ei teke. Ja nagu manitseks ta mind sealt hauapõhjast veel, laps pea ehteks surmani su ema kodukeel. Laps pea ehteks surmani su ema kodukeel. Nüüd kõlab Kuldrannake, Aleksander Läte, Ado Reinvald. Su poole võtsin purjeta, silm siiski kallastel ei näe, siit üle kõrge laintel näe. Kuldrannake, mil jõuab laipsu kaldale.
vanema põlvkonna heliloojatele pühendatud esimese osa lõpetab laul Sind surmani, Aleksander Kunileid, Liidia Koidula. Me oleme täna kogunenud siia Türnpu nime kandvasse parki, mis asub kunagise Kuusikutalu maadel. Konstantin Türnpu ostis Klooga mõisnikult Kruusensternilt Kuusikutalu 1909. aastal sooviga rajada siia omale suvekodu. Ta lasi ehitada kõrvalhooned, rajas pargi, puhastas põllud kividest ja ehitas kiviaedu. Pargi keskele aga püstitas ta katusealuse, kus armastas suvel niisama olla, et natukene muusikast puhata ja mõtteid mõlgutada. 1913. aasta tõi Türnpu ellu muutuse. Nimelt sõlmiti selle aastal Türnpu ja õpetajanna Else Isbergi abielu. Peagi sündisid perre poeg Konstantin ja tütar Ingeborg. Vastavalt Türnpu ja tema abikaasa selleaegsele mentaliteedile omandasid lapsed hariduse saksa koolides, nii nagu oli ka ise Türnpu käinud saksa koolis. Ja Türnpu juhatas sellel ajal mitut saksa koori, kuid nagu ka eelnevas esimeses sissejuhatuses sai välja toodud, siis just koos Tallinna meestelaulu seltsi koorijuhi koha võtmisega tugevnes Türnpu side kohaliku Eesti muusikaelu ja selle edendamismissiooniga. Eesti rahva lauluarmastust oli Konstantin Türnpu kõrgelt hinnanud juba 6. laulupeo juhina, mil kirjutas peolaulupeo saatesõnas. Väikesel Eesti rahval on üks omadus, mis mõnegi teise suurema rahva imekspanemist enese peale tõmbab. See on tema armastus laulu ja üleüldse muusika vastu. Türnpu aktiivne tegevus Eesti muusikaelu korraldajana päädis Eesti Lauljate Liidu asutamisega 1921. aastal. Eesti Lauljate Liit tegutses 40. aastani ja Türnpu oli selle juhatuse esimees aastail 1925–26. Üle jõu käiv töö, mitme koori juhatamine ning tunnid gümnaasiumides hakkas paratamatult koorijuhi tervisele.
ning 1923. aasta alguses tuli tal sõita Saksamaale ravile. Naasnud tagasi Tallinna, asus Türnpu kohe tööle ja ei pööranud oma tervise hoidmisele suurt tähelepanu. Järgnevatel aastatel tegi ta pingeliselt tööd, teda jätkus kõikjale, aga tervis siiski halvenes ja halvenes pöördumatult 1927. aasta algul. Ja suure vaimu ja teotahtega koorijuht suri sama aasta aprillis. Matusetalitus oli suurejooneline austusavaldus Türnpu elutööle. Leinakõned peeti nii saksa kui eesti keeles. Helilooja viimseks puhkepaigaks sai Kopli kalmistu. Tallinna meestelaulu seltsi ja Revala liidertaafeli ühise ettevõtmisena avati 1932. aastal Kopli kalmistul Türnpule pühendatud mälestusmärk. Mälestusmärgi tegi kujur Juhan Raudsepp. Türnpu 100. sünniaastapäeva tähistamise ajal 1965. aasta augustis toodi mälestusmärk siia Türnpu nime kandvasse parki, ehk see on seesama monument siis siin meie selja taga. Ja sellest ajast saadik on siis peetud siin mälestussamba juures kontserte ja alati on olnud kohal Türnpu nimeline meeskoor, mis on siis üks pikemal ajalisemalt tegeval olnud meeskoore. Lisaks on kutsutud ka külalisloominguid hindavad isikud ja teie loomulikult kuulajatena. Järgnevad laulab Türnpu meeskoor 4 laulu kaasaegsete heliloojate loomingust ja esimesena kõlab Mis on inimene? Pärt Uusberg, Doris Kareva. Mis on inimene, kas inglivari või igatsus hüüdinge ühtsuse poole? Mis on inimene, kas inglivari või igatsus hüüdinge ühtsuse poole? Igaüks meist on pill läbi, mille võrratuid viise piristab Jumala tuun. Igaüks meist on pill läbi, mille võrratuid viise piristab Jumala tuun. Igaüks meist on pill läbi, mille võrratuid viise piristab Jumala tuun. Hoia, küll siis hoitakse siin. Hoia, küll siis hoitakse siin. Hoia, küll siis hoitakse siin. Mis on inimene, kas inglivari või igatsus hüüdinge ühtsuse poole? Mis on inimene, kas inglivari või igatsus hüüdinge ühtsuse poole? Järgnevalt kõlab Laulis isa, laulis poega, Velja Tormis ja rahvaluule.
poogaks äppu kaksi palgameest. Rallalla, rallalla. Loolis isa, loolis pooga, loolis kaksi palgameest. Loolis isa poogaks äppu kaksi palgameest. Rõõmsal homme kusse tuuleb õnneks käsku jämpled läheb. Rõõmsal räägib laule jooned, veereb räägib jätase. Rallalla, rallalla. Iksi piti kella rikkis kapsi kannu looda peal. Kippi siia, kippi sääne, kippi joodan nurka peal. Iksi piti kella rikkis kapsi kannu looda peal. Kippi siia, kippi sääne, kippi joodan nurka peal. Loolis isa, loolis pooga, loolis kaksi palgameest. Lenin loolis isa poogaks äppu kaksi palgameest. Loolis isa, loolis pooga, loolis kaksi palgameest. Lenin loolis isa poogaks äppu kaksi palgameest. Rallalla, rallalla. Loolis isa, loolis pooga, rallalla. Mu kodu, Uno Naissoo, Juhan Saar. ta lendab mesipuu poole,
Peep Sarapik, Johan Liiv. Lendab lillest lillesse ja lendab mesipuu poole ja tõuseb kõuepilv ülesse. Ta lendab mesipuu poole ja langevad teele tuhanded. Veel koju jõuavad tuhanded ja viivad vaeva ja hoole ja lendavad mesipuu poole. Hing, oh hing, sa raskel ajal, kui sõlkad isamaa poole. Kas kodu sa, kas võõral maal, kui sihkad isamaa poole ja puhugu vastu sul surmatuul ja lendaku vastu sul surmakuul. Sa unustad surma ja hoole ning tõttad isamaa poole. Hing, oh hing, sa raskel ajal, kui sõlkad isamaa poole. Kas kodu sa, kas võõral maal, kui sihkad isamaa poole, kui sihkad isamaa poole. Teil esines Türku meeskoor. Palun. Me täname Türku meeskoori ja nende dirigenti Medela ja nad on minu vanad kolleegid, head tuttavad. Ma õnnitlesin tänase päeva, kui väga hästi laulsite. Kas te soovite lisapala, palun andke märku sellest. See laul, mida me laulame, ei ole enam Eesti muusika. See on üks meie tore lugu, mida me ikka kasutame lisapaladeks. See on muusikalist mees La Manchast. Meil on väga hea solist Kuno, kellel tavaliselt on kaasas ka džembe, millega ta mängib. Aga täna me kujutame ette seda džembe, virtuaalne džembe. Aga Kuno on ka laulusolist, nii et naudime seda. Tore.
kes nüüd hakkab, mis ta teeb? Kõlvatu maailm on rängad su süüd, vägivald inimsüdameid sööb. Hoia end, rüütelaus viskab kinda sul nüüd, ka lippul ja teppiva lööb. Olen see Don Quixote, aus rüütel La Manchas, mind aukohus võitlusse viib. Ma ei taandu küll sammugi, ei reeda ammugi, endale kindlaks ma jään. Endale kindlaks ma jään, edasi kursusse lähen. Katkukottide, narride, nõidade summ, kuula kurjuse lipsavub pead. Pühas seikluses variseb valede lumm ja pärge vooruse peal. Olen see Don Quixote, aus rüütel La Manchas, mind aukohus võitlusse viib. Ma ei taandu küll sammugi, ei reeda ammugi, endale kindlaks ma jään. Endale kindlaks ma jään, edasi kursusse lähen. Väga võimas, suur aitäh teile ja tänusõnad ka Lääne-Harju vallavalitsuse poolt. Dirigendid Ene ja Tõnu Kangron. Nagu meie eestkõneleja mainis eespool, et see Türnpu pargi traditsioon on siin kestnud juba 1965. aastast saadik ja see vist on tõepoolest katkenud olnud. Siin oli varasemal ajal pidas meie kontakti Keila vald. Nüüd on meeldiv kuulda ja näha, et Lääne-Harju vald on selle asja enda peale võtnud ja on jälle tore koostööpartner, kellega seda Türnpu pargi traditsiooni edasi viinud. Meil on esimese kohtumise mälestuseks Türnpu koori raamat, mis anti koori 100. aastapäevaks. Siin on meil nii-öelda pilte, mõtteavaldusi, ajalugu ja kõike sellist. Suur tänu meeskoorile, palun suur aplaus neile. Jah, aitäh teile siia täna tulemast ja seda kontserti nautimast ja loomulikult, kes teine siis sellist meeli ülendavat kontserti annab, kui suure koorijuhi ja helilooja nimega kandev koor. Et siiralt hea meel on näha, et nad on jätkuvalt valmis seda tegema ja järgmisel aastal on ju juubeliaasta, on 155 aastat Konstantin Türnpu sünnist ja loodetavasti saab siinsamas pargis teoks suurejooneline ja kõva kontsert, et tulevad ka veel teised koorid lisaks siis sellele meeskoorile. Nii et jääme aga seda kontserti ootama ja kena päeva jätku teile meie poolt. Suur aitäh!
meie oma praegu siia saaks hoia maha. Oleks suhtlus suur. Oleks väga suur. Nii.